Nii, tere kõigile. Võrumaa, ma praegu pean veits kaamerat sättima. See kõrguse oleks õige. Nii, loodan, et mind on hästi kuulda. Ja siis ma olen praegu siin Võluvõrus, mis on Võrumaa Rahvaülikool, mis on tegutsenud aastast 2012 ja mis pakub elukestvat vabaõpet. Mina olen Artjom ja ma tegelen helidega. Ma räägin natukene sellest, kuidas ma jõudsin selle helide maailma, kus ma praegu olen ja millega ma üldse tegelen. Et minu muusikaline teekond hakkas tegelikult 12 aastat tagasi. Siis ma tegin tol ajal sellist raskemat elektroonilist muusikat. Ja mingi aeg hiljem, nüüdseks juba 2 aastat tagasi, ma kogesin helisid muutunud teadvuse seisundis. Mis tähendab muutunud teadvuse seisund on see, et sinu praegune teadvus laieneb täiesti ekspeditsiaalseteni tasanditeni. Ja siis ongi see, et sa koged tervet elu, tervet universumit, tervet enda kogemust, koged täiesti teistmoodi. Ja siis ma sain aru, mismoodi need helid üldse meie energia välja, meie kehasid, meie rakke ja kõiki asju mõjutavad. Kuna see muusika, mida mina tegin tol ajal, oli selline väga lõhkuv ja pigem sissepoole, endast väljapoole elamine, ehk siis läbi selle muusika ja läbi nende kogemuste ma põhimõtteliselt põgenesin mingi mustri eest, mis oli tegelikult oli see ühtekuuluvustunne, mis tekkis mul juba sellest ajast, kui ma põhikoolis käisin ja siis kiusati ja siis oligi see, et ma tahtsin näidata kellelegi midagi, milleks ma suuteline olen. Ja siis sealt hakkas see kogu trall pihta ja kestis 10 aastat. Et kuni 2 aastat tagasi siis ma kohtusin sügavamate helide maailmaga, kus ma kogesin neid helisid niimoodi, et need helid ei olnud lihtsalt see, et sa kuuled neid või lihtsalt naudid seda muusikat, vaid see heli oli pigem selline, mis läbis su keha ja pani kõik rakud kehas tantsima või liikuma. Sest tuleb aru saada sellest asjast, et meie keha koosneb 70–80% veest. Ja mida teeb heli või üldse sageduse laine veega? Ta ju hakkab võngutama neid molekule, neid struktuure, hakkab tekkima mingi formatsioon. Ja heli kui selline on ju ka tegelikult sagedus. Ehk siis läbi nende helide sageduste tekibki formatsioon. Ja see oli niivõrd võimas kogemine, et ma sain aru päeva pealt, nüüd on see vana teekond minu lõppenud. Et mina ei tee enam sellist muusikat, ma hakkan hoopis avastama sügavamaid helide tasandeid ja mismoodi üldse kõik toimub, mismoodi helid suudavad tervendada inimese haigusi, inimese mingid, ütleme nii, et suudavad aidata. Helid tegelikult ei tee mitte midagi, nad on lihtsalt katalüstid, mis võimendavad seda energiat. Ma räägin siia ka paar kogemust ka kohe varsti. Et
seoses sellega ongi see, et need helid lähevad hästi sügavale raku tasandile ja läbi nende helide, kui sa lased täielikult lõdvestunud seisundisse, kus kehas ei ole ühtegi pinget, ühtegi sellist, mis homme saab või mis täna on või sa oled lihtsalt nagu selles hetkes, et täpselt see kõik, mis toimub, on kõik õige. Ja siis sa lased nendel helidel minna sügavale enda kehasse ja läbi nende taotluste, et mida sa soovid või mida sa tahad kogeda, läbi selle need võimendavad ja siis sul tekibki võimalus neid kogeda. Siia ma räägingi need paar lugu, mis kogemused olid. Üks kogemus oli see, et mul elukaaslase isa on käinud minu helirännakutel ja ta on mitu korda käinud ja ta oli hästi skeptiline, kuigi ta nagu samas mõistab, aga ta on hästi skeptiline. Ja 5-6 korda oli käinud ja kogu aeg nagu analüüsis ja mõtles, et mis võiks paremini olla ja kuidas võiks nagu see mängida ja millal võiks see instrument mängida, mis iganes. Aga helirännak on see, et sa tuled lihtsalt sinna, sa ei vaigista, vaid sa lihtsalt lõdvestad täielikult sellesse olemisse, sellesse ruumi, mis on loodud, milles sa oled praegu. Ja siis sa unustad absoluutselt selle identiteedi, kes sina tegelikult oled. Sina ei ole ju sinu nimi, sina ei ole see identiteet, kelleks sa ennast pead. Sa ei ole see koristaja või töötaja või mis iganes. Sa oled see allikas enda sees, kes loob seda maailma, läbi kelle võimalik kogeda seda maailma täpselt nii, nagu see on. Ja siis oligi see, et ta tuli viimasele helirännakule niimoodi, et 2 kuud enne seda helirännakut ta väänas jala välja. Ja üks asi, mis on nagu erinevad haigused või erinevad juhtumid elus, on see, et hakake vaatama, mis on selle asja taga, kust see tekkis või mis on see nagu tuumpõhjus. Näiteks, ma ei tea, lõikad näppu või käsi jääb kuskile vahele, aga enne seda ju eeldas mingi situatsioon, minge sellesse situatsiooni sisse ja küsige nagu, et okei, aga mida see mulle õpetas ja läbi selle tekib see teadmine, et aga ma ei olnud ju tol momendil täielikult hetkes, ma ei olnud selles enda keskmes. Ja helirännakuga oligi see, et ta tuli sinna ja tema taotlus, kuigi ta nagu otseselt ei teadnud, mida ta teeb, aga ta lihtsalt otsustas, et davai, nüüd mina kogen seda heli maailma niimoodi, et ma lihtsalt lasen täielikult lõdvestusse. Ma lõõgastun ja ma kogen seda täielikult niimoodi, nagu see tuleb. Üks asi on see, et meie mõistus räägib kogu aeg pidevalt mingid lood, mis peaks poodi minema, peaks koerale süüa panema, peaks seda tegema. Kõik need lood, aga siis sa loodki seda momenti, et sa ei ole selles hetkes siin ja praegu, vaid sa oled selles tulevikus stsenaariumis, mis on ka olemas, aga see ei ole kätte jõudnud. Ja hästi hea ütlus selle kohta on see, et milleks kasutada tööriistu, kui töö on tehtud. Et kui sul on näiteks töö tehtud ja sul on mootorsaag käes, kas sa ikka veel hoiad seda mootorsaagi käes ja see käib niimoodi? Ei, sa paned mootorsae maha ja las ta olla kuni järgmise korrani. Kuni on vaja tööd teha. Ja siis oligi see, et ta tegi taotluse, et ta isegi enne seda teadmata ta tegi taotluse sellise, et suunas enda kogu tähelepanu sinna haigele jalale, mis oli 2 kuud tagasi, siis oli välja väänatud. Ja ühel hetkel, peale seda, kui ta rääkis mulle sellest kogemusest, ja jagas, siis oli see, et ühel hetkel ta hakkas tundma, kuidas tema teadvus laienes nii suureks, et ta hakkas nagu neid energianooli
või nagu kuskilt taevast hakkas energianooli suunama, aga see kõik on võimalik. See ongi see, et meie aju või meie mõistus on piiranud kõik need uskumused või kõik need, et see ei ole võimalik, neid ei eksisteeri ja seda, kõik eksisteerib, kõik lihtsalt on. Ja siis oligi see, et ta hakkas suunama neid valgusnooli läbi helide, mis võimendasid seda energiat, mis hakkas tekkima seal koha peal, mis oli tema enda soov, enda see tahtejõud. Tahtejõud on kõige olulisem asi, mis meil saab olla. See tahtejõud, et see jalg saaks terveks. Ja siis ta ühel hetkel nagu võpatas või ehmatas selle peale. Ja helirännaku lõpus ta jagas sellist asja, et see hetk, kui ta võpatas, siis ta koges sellist asja, et ta sai seda jalga liigutada. Ta sai seda jalga nagu tavapärasel moel liigutada. Ja siis jagas seda ka, et kui need kristallkausid tekitasid mingi teatud sageduse, läbi mille tundis ta, et nagu see heli hakkas nagu seda jalga masseerima või seda haiget kohta tervendama. Läbi selle tekkis tal nagu selline massaaži ja täielik lõdvestuse olek ja täielik usalduse olek. Ja siis, kui ta nagu sellest rännakust tagasi tuli või meditatsioonist tagasi tuli, siis ta koges seda, et aga see tõesti toimib. See toimib, sest sinul endal on see tahe olemas. Sul südames on see tahe olemas, et okei, ma lasen sellel juhtuda, ma lasen sellel traumal või mingil mälestusel või emotsioonil terveneda, ma lasen selle välja. Ja helid täpselt samamoodi nagu erinevad hingamispraktikad ja kõiksugused praktikad, need on lihtsalt võimendus, katalüsaator selleks, et inimene jõuaks enda selle tuumpõhjuseni, tuumprobleemini, mis on temas. Ja siis helid lähevad rakutasandini välja. Nad lähevad sügavale rakutasandini välja ja kristalliseerivad ja muudavad rakustruktuure. Helide kohta on igast teaduse uuringuid tehtud ja nüüd tehakse isegi neid heliteraapiaid tehakse ka minu teada kuskil haiglates ja sellistes kohtades, sest need tõesti, kuna me elame sageduste maailmas, kõik, absoluutselt kogu mateeria, kõik need asjad on sagedus. Ja kui me näiteks mängime lihtsalt mingit sagedust, see paneb mateeria võnkuma, see paneb nagu ruumi helisema või vibreerima. Täpselt samamoodi, kui ma räägin ja ma rääkimise peale mängin kaussi, siis tekib hoopis teine selline hääletämber ja see ruum muutub hoopis teistsuguseks. Et see on kõik teaduslikult tõestatud ja nüüd järjest rohkem hakatakse kasutama heliteraapilisi meetodeid. Ja teine kogemus, mis oli suht hiljuti ühe tuttavaga, oli see, et tal on SG või tal oli SG. Ühesõnaga, mul on selline Facebooki grupp nagu Helikoda, kus ma teen audiodigitaalseid helirännakuid, kus ma panen muusika või lood, panen kokku erinevatest sagedustest ja tekitan nagu binauraaltoonid. Ehk siis binauraaltoonid, mis on need, et kui näiteks meie tavapärane aju opereerimistasand on beta-tasand, ehk siis hästi ratsionaalne, korduvalt mõtlev, kogu aeg mõtleb, käib see nii-öelda vaikimatu meeletasand, mis on siis 12 kuni 14 hertsi. 1 herts on 1 võnge sekundis ja 14 võnget sekundis lihtsalt pulseerib aju ja toodab lihtsalt mingit informatsiooni. Binauraaltoonid, millega mina tegelen, on theta ja delta, ehk siis helivahemik või see sageduse vahemik on 2 kuni 4 hertsi ja 0,5 kuni 2 hertsi. Ehk siis hästi aeglane aju võnkumine. Ja need helid tasakaalustavad mõlemaid ajupoolkerasid.
Ehk siis ei ole enam seda, et üks on vasak ajupoolkera, mis on ratsionaalne ja teine on parem ajupoolkera, mis on loovmõtlemine ja selline loomine, vaid nad lähevad kõik üheks ja siis jõuad täielikult sellesse keskmesse. Ja see kogemus, mis tal oli selline, et ma tegin ühe inimesega, kes teeb sihukest Facebooki kanalit nagu Koos muudame maailma paremaks. Tegin sellise audio meditatsiooni, mis on juhendatud meditatsioon. Mõned inimesed ei suuda juhendatud meditatsiooni kuulata, sest nad tahavad ise rännata, aga mõndadel on just vaja, sest siis on suund olemas, kuhu minna ja siis on suund olemas, kuhu minna ja mida kogeda ja nii edasi. Ja siis see tuttav, kes koges seda helirännakut, tal lõi see skeem nii tugevalt välja ülejärgmine päev, et ta ütles, et ta pole kunagi sellist skeemi või sellist nagu kehalist reaktsiooni tundnud. Ja siis ta kirjutas mulle ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, okei, väga põnev. Ja aeg läks mööda, mingi järgmine päev, siis ta kirjutas, et talle tekkis nagu mingi selline tunne, et ta tahab täiesti üksi olla. Aga meie tunne, meie sisemine kompass, meie süda on meie indikaator, mida me parasjagu tahame. Ja kui me tahamegi üksi olla, siis lihtsalt ole üksi. Ole ja naudi seda. Tee seda, mis sinu tunne ütleb. Sa ei pea mitte midagi tegema, sul ei ole mitte ühtegi kohustust. Kui sul ei ole head tunnet selle taga, miks sa siis teed seda? Ja siis ta kirjutaski seda, või ta rääkis mulle seda, et tal tekkis hästi tugev tunne minna lapsepõlve kodusse või lapsepõlve kohta, kus ta elas. Ja siis ta käis ära seal ja siis ta hakkas nutma, sest see oli kõik nii ilus ja aga mis praegult on ja kõik selline. Kuna need helid lähevad raku tasandile välja, siis võib juhtuda see, et sina enam ei ole endine, see vana sina piltlikult öeldes sured ära. Et tuleb nagu täiesti taassünd või uus inimene. Ja siis peale seda, kui ta seal ära käis, jagas ta mulle seda, et tal see nägu on ikka veel järjest hullemaks läheb. Ja siis ma küsisin, et aga saame kokku siis. Ja siis ta ütles selle peale, et ei, ma ei saa, et mu nägu on nii kole, et ma ei julge isegi peeglisse vaadata. Ja siis ma sain sellest aru, et aga selle taga, selle skeemi taga või selle haiguse või selle asja taga on ju, mida teised minust arvavad, kui nad mind sellisena näevad. Ma ei öelnud talle küll seda, ma ei ole veel jõudnud temaga suhelda, aga 2 päeva peale seda, kui ta ütles seda asja, siis ta ütles, et tal hakkas üle öö muutus olukord nagu täiesti teistsuguseks, et ta hakkas nagu rõõmu tundma pisiasjadest ja ta tundis suurt tänulikkust sellele, et tal on 2 kätt, 2 jalga ja ta saab kõndida ja ta saab süüa ja ta saab nautida ja ta saab elu maitsta, elu kogeda. Ja kui sa jõuad sellesse tasandisse, siis sa saad aru, et nagu kõik välised ja kõik asjad on täiesti tühised. Sest kõik, mis on siin südames olemas ja sa kiirgad välja seda ja sa elad selle järgi, elad selle tunde järgi. Ja nüüd ta ütleski, et tal on nii hea olla ja tal on nii positiivne ja elurõõmus ja selline asi. Ja tõenäoliselt, kui ta veel sügavamale läheb sellesse protsessi või kogemisse, siis ta võib jõuda selleni, et see skeem lakkab olemast, sest ei ole enam tähelepanu, ei ole enam seda inimest või ei ole seda inimest, kes pöörab sellele asjale tähelepanu. Ja üks seik oli veel, et ühe
neiuga, kes oli saanud väga sügavat trauma mäe peal ja siis ta käis ühel helirännakul ja ta ei suutnud nagu lõdvestada, sest tal oli kogu tähelepanu või kogu see moment käis selle sama situatsiooni peal, et miks see juhtus ja kuidas see juhtus. Väga elumuutev kogemus muidugi, aga kõik on võimalik ära taastada, kui lahti lasta sellest loost, mis on selle taga. Ja siis järgmine päev peale helirännakut ta kirjutas mulle, et üks hetk ma hakkasin lihtsalt niimoodi, pole kunagi niimoodi nutnud, 5 tundi järjest lihtsalt pisarad voolasid. Ja ma sain aru, et see oli mingi selle trauma või mälestuse või asja vabastamine. Sest kõik haigused, kõik kogemised, mida me kogeme, on lihtsalt traumavabastused, energiavabastused, et saaks uus tekkida, saaks uut luua. Sest energia on liikuv, energiat ei meeldi seista. Ja kui palju seisvat energiat on meie kehas, mis väljenduvad erinevate haiguste, erinevate pingetena, erinevate sümptomitena. Need on kõik lihtsalt traumad, tagajärjed või mälestused, tagajärjed, mis olid lapsepõlves. Sest väike laps, ta imab kogu informatsiooni välisest keskkonnast nagu švamm. Ja siis selle järgi ta vaatab, et okei, see teeb mulle niimoodi. Okei, see teeb mulle niimoodi ja mida külm vesi või külm õhk teeb mind haigeks ja nii edasi. Ja kõik need lood, mida meie ühiskond ja meie vanemad ja kool ja kõik need asjad räägivad. Me talletame need enda sisse ja läbi selle me hakkame elama, vaatama seda hoopis teise nurga. Aga kui lasta see kogemine ja kogemus lihtsalt olla vaatleja selles asjas, et okei, tema teeb see külm vesi teda haigeks, okei, see on tema enda kogemus, mind ei tee. Mina ei võta seda nagu endale vastu. Ja siis sinu enda perspektiiv või sinu elu reaalsus täielikult muutub. Et jah, helidel on hästi võimas tervendav mõju, rahustav mõju. Näiteks kui sa kuulad merekohinat või linnulaulu metsas, siis ta toob sind nagu täielikult sellesse üks olemisse selle kõigega, mis on. Ja kui sa mida sa mulle öelda tahad? Kuulatad seda vaikust, mida sa mulle öelda tahad. Ma ei tea, kui hästi seda kõike heli kuulda, kui sul on kõrvaklapid peas ja sa võid vaikselt, ma ei tea, palju meil aega on üldse, mingi mõned minutid vist või. 7 minutit. Et proovi lihtsalt sulgeda silmad ja kuulata neid helisid. Mida nad sinuga räägivad?
Ja praegult peale seda mängimist see ruum on hoopis teine. Üldse kogu kogemine sellest hetkest on teine. Ja kui sa tahad ja soovid, siis minu tegemisi võid leida Facebooki grupist Helikoda. Et see on Facebookist leitav ja lihtsalt saada liitumiskutse ja ma saan su vastu võtta ja siis saad edasi lugeda ja kogeda ja vaadata. Kuna helid ja kõik asjad ümbritsevad meid pidevalt, siis meil tekib valik. Et kas me laseme neil helidel, mis väljaspool on, a la raadio, reklaamid, kõik asjad, meedia. Kas me laseme neid mõjutada enda elu? Kas me laseme juhtida enda elu? Meil tekib valik. Kas me oleme teadlikud sellest ja me võtame teadlikult vastu otsuse, et ei, me ei lase ja me ei ole manipuleeritavad läbi erinevate signaalide või sageduste, mis on ümbritsevad, mis meid ümbritsevad. Et teadlikult helide kuulamine või kogemine kõige parem on muidugi siis, kui sa oled täiesti pikali ja kuulad helisid kogu oma kehaga. Niimoodi, et sa lihtsalt oled täielikult lõdvestuses ja isegi lased lõual kukkuda niimoodi, et sul ei ole siin pingeid. Sul käed on vabad, sul jalad on vabad, sul vaagna piirkond ja kõik see on vaba. Sa lihtsalt lased kukkuda ja lased vajuda endal sügavasse, lõputusse kosmosesse, mis on sinu enda sees. Et jah, minu poolt oli täna selline väike tutvustus, kuidas helid meid mõjutavad ja mismoodi helide maailm üldse toimib. Ja ma tänan kõiki, kes kuulasid või kes olid siin ja kes kogesid. Ja kui teil on küsimusi, siis võite julgelt küsida. Ma just mingi aeg saan vastata siin. Ja aitäh teile!